Eesti esimene ettevõtlusteatri festival algab kohe. Peaminister Taavi Rõivas ja proua Luisa. Ja nüüd siin olema kinni püüdnud Urmas Vaino Eesti Televisioonist. Tere, hea kolleeg, kuidas jäid rahule presidendi kõnega? Presidendi kõne oli vaimustav. Käesolevaga tõestan mina, kordnik Vassili Nurmkana, et proua Rosaali valduses elab proua Kits, noor, võib segamatult ilma suukorvi ja jalutuse rihmata veebida haljasalade. Ja nüüd äriuudised. Tänases saates toome teieni ühe firma sünniloo. Elasid kord Eite taati pagarid. Neil oli väike poeg pagaripoiss. Mine õige Eit, küpseta mulle üks pätsike. See toode ja see müüb meil väga edukalt, nii et sellel juhusel on tõesti kas siis mardileiva, magusaleiva, soola ja hüppra asemel, et kindlasti muidugi kõik ei saa juhuslikkusele üles panna. Tead, tüdrukud meil koolis ropendavad hirmsat moodi, halvasti nad käituvad ja teisi lapsi kiusavad. Meil on kõik samamoodi. Ma töötan vahekoha peal, päeval Alpiluksis ja öösel siin teie juures. Kuna ma ei ole kohalik, siis ma nüüd valides 40 hotelli. Kuhu ta läks? Ära läks! Läks siis Soome. Äkki läks Norra. No ei või olla! Äkki läks Rootsi. No võib olla. Äkki läks tööle siin. Näe, sealt ta tulebki. Mehis kuuleb. Tere, Mehis. Boris haridusvarakamast räägib. Tere õpetaja, millega sa nabuks olla? Käisime koolijuhtidega Soomes. Seal viidi meid ühte ettevõtluskülla, kus rollimängu abil lõpetatakse lastele äritegevust. Aega on nii vähe, kuid teha on veel palju. Ma olen isegi kogu oma selleaastased puhkuse välja võtnud, et tööjooksu korraldada. Lähen siit minema. Mitte nagu proovist, vaid nagu Eestimaa. Lähed nagu Soomele. Kalevi poja! Kalevi poja! Teil on mingi ehitusfirma! Ole ainult sõnum! Milline mulje tänasest päevast on jäänud? Ma olen üllatunud, sest kõik need nähtud 9 etendust on olnud omal kombel väga huvitava vaatenurga alt lähenevad. Või ütleme õiegi, et nad kõik oleksid võinud elada iseseisvat elu, aga nende sidumine ettevõtlusteatri festivaliga ja ettevõtlikkuse ainesega, see on olnud tõesti üllatav. Siit kohas, saalis kohal olles on olnud päris palju sellist inspireerivat vaimu väga erinevate etenduste jooksul ja erineva nurga alt. Ja ma pean tunnistama, et kui ma päris alguses sellest ideest kuuldes ei osanud päriselt otsi kokku viia, et kuidas see võiks tööle hakata, siis ma olen üllatunud, et see töötab sellise teravuse ja täpsusega.